Yesterday was trying to find somewhere to go. Seattle Humra on selline tore auto, mida tihtipeale tänavapildis võib-olla aetakse segamini Volkswagen Charaniga ja vastupidi. Ja olgem ausad, tegelikult on ka põhjus, sest need autod on praktiliselt ühesugused. Aga mis põhjusel me tuleme just Seati salongi, on see, et selle auto puhul on tõesti salongi toodud vaatamiseks, sõitmiseks ja hinnakirja pandud auto, millel on absoluutselt kogu vajamine lisavarustus olemas. Jah, see saab mõnda või asju juurde panna, aga kui me autole esmapilgu viskame pilgu peale, no näete, kujutad ette, mul on siin pult, vajutan nuppu ja tuleb küljeuks puldist lahti, vajutan nuppu uuesti, tuleb pagasiluuk elektrooniliselt lahti. Terve konsool on täis tipptehnikat, siin on full link ühendussüsteem, saate ühendada ära oma Apple'i tooted, saate ühendada oma Android tooted, seega on kogu see kupatus tehtud võimalikult moodsaks ja uueks ja sellest autost me lähemalt saame ka rääkida. Saate alguses lubasime rääkida Seattle Humrast, mille facelift on teil siin Top Auto salongis täitsa olemas. Ja me rääkisime, et peredega suured pered ja inimesed, kellele meeldib lihtsalt suure autoga sõita, aga ma saan aru, et see ei pea olema suure pere omanik, et sellesse autosse istuda ja salongist minema sõita. Jah, täna on meil hea meel rääkida siis uuenenud Seattle Humrast ja tõepoolest on see sihtgrupp üpris lai, kellele see auto on mõeldud. Et kindlasti esimese mõttena tuleb meelde see pereauto. Aga kuna tegemist on sellise suure ja soliidse autoga, siis sobiks ta ka kindlasti selline firma autona väga hästi. Et seoses uuendamisega on autol märkimisväärselt paranenud ka põhivarustus ja lisavarustuse nimekiri. Et näiteks leiab sealt selliseid premium autode klassi kuuluvaid asju nagu massaažiga esiiste, mis kindlasti pikal sõidul nagu kõvasti sellist lõõgastust pakub. Üks asi, mis tuleks selgeks teha, on ikkagi see, et samasuguse kärega on ju ka Volkswagen olemas. Et ma saan aru, et Seatil on nii mõnigi eelis, kuigi autod üsna sarnased. Jah, tõepoolest nii ta on, et see auto nüüd on nii Volkswagen, et ta tuleb lausa sama liini pealt, sama tehase poolt, koostatuna samadest detailidest, samad inimeste poolt. Aga tõepoolest, et meil oma hinnaeelis on, et sealt on nüüd hästi tugevalt varustatud, et tema baasvarustusse kuulub kõik, mida selliselt klassiautolt juba oodatakse. Et olgu siin nimetatud kas siis 7 kohta, 3 tsooni kliimat, mis on reguleeritav ka teiselt sõidurealt, või siis piksenoon esitulesid, parkimisandureid, Bluetooth handsfreed, uut multimeediaseadet värvilise puuteekraaniga, et kõik see juba sisaldub hinnas. Kui me räägime sellest varustusest, siis no me siin praegu ekraanilt on näha ka mängime ustega, uksed käivad kinni lahti puldist ja tagaluuk samamoodi. Kas on see nii-öelda midagi sellist, mida teistel pole või vähemalt ma ei tea ühtegi sellist nii-öelda sama hinnaklassi autot peale Volkswageni, mis nii julgelt seda võib teha? Jah, et see on kindlasti üks oluline asi, et kõigepealt kõik algab sellest, et kui on tegemist suure mahtu universaaliga, siis on väga hea, kui tal on üldse külgmised lükanduksed. Et suurt ust kitsas parkimiskohas, eriti lastel avada, on küllaltki keerukas ja see lükanduks annab selle, et selle suure ukse saab tõesti ka kitsas kohas lahti teha. Ja ühtlasi annab ta siis tõepoolest võimaluse kasutada elektriajamit, mida ka senini kliendid on väga agarasti kasutanud seda võimalust. Et nii tagumised külgmised uksed kui ka siis tagaluuk on avatavad tõepoolest elektriliselt. Mootor on ka tegelikult ju uuenduskuuri läbi teinud. Jaa, et mootori puhul sai sealt hakkama sellise köbaratrikiga, et kõik mootorid läksid võimsamaks ja samal ajal ka ökonoomsemaks, et see on tõesti väga märkimisväärne. Ja me ei räägi siin mitte 100 grammidest, vaid diiselmootori puhul linnatsüklis lausa liitri võrra kütusekulu vähenes. Ja samas tuli sinna 7 kilovatti 10 hoogujudu juurde. Kuidas see füüsiliselt võimalik on? Seal on siis midagi täiesti salajast tehnoloogiat juurde pandud? No küllap vist, et küll sealt insenerid, ega nad meile seda ei ütle ka, et muidu teeks seda kõik, et see ongi siuke salajane trikk, millega nad nüüd hakkama said. Aga ilmselt see tuli selle käigus, et kõik mootorid vastavad nüüd EU6 normile, kulunormidele ja saastenormidele on, et selle tõttu läks siis nagu mootori töö optimeerimise käigus võimsust tuli juurde ja kütusekulu langes. Kas te olete teadlikult võtnud selle seisukoha, et ei ole mõtet panna autot nii-öelda planguna müüki, et oleks hind küll nii-öelda visuaalselt meelitamise mõttes odavam, aga seal autos midagi ei oleks, et teil on praktiliselt ongi see varustus, täisvarustus olemas kohe? Jah, et kuna see Humra on olnud nüüd siin 3-4 aastat meil turul müügil ja küllaltki edukalt, siis on nagu selgeks saanud, et milline on see selline põhi, mida reaalselt ostetakse ja sellisel juhul ei ole mõtet hinnakirja panna sellist autot, kus midagi ei ole ja klient tuleb selle hinna peale kohale ja seejärel vaatab, et seal tuleb 3-4 tuhande eest lisavarustust külge panna, et sellest autost auto saaks, et see ei ole meie arvates nagu õige, et mõistlik oleks lähtuda sellest, et see auto, mis on teil hinnakirjas olemas, et selle autoga saab kohe ära sõita. Mulle meeldib see, mida me juba eetriväliselt rääkisime, et otsustate ka teha roolivõimu vaatajale päris huvitava pakkumise. Jah, et täna meil on roolivõimu vaatajatele selline erakordne pakkumine, et kõik, kes
küsivad sealt Alhambra peale hinnapakkumist, saavad auto hinna pealt kohe 3000 eurot alla. See kehtib siis septembrikuu jooksul, kas auto tellimuslepingu allkirjastamisel või müügilepingu allkirjastamisel. 3000 eurot kohe kätte.